Varsti 14 veebruar, vaja kingitused osta, eks ju. Oota, mis kingitus, ütle mulle? See on armunute päev, valentinipäev, mehed viivad naised restorani, ostavad lilli, ei ole vaja mulle rääkida, et see ei ole meie rahva pidustus. Pojakene, asi ei ole selles. Mis ajast me paneme võrdusmärgi restorani raha ja kingituste ja armastuse vahele? See ei ole üldse loogiline, noh. Kuule isa, kas sa tahad tõesti, et ma oma naisukesele kingin ainult ühe väikse šokolaadi ja sellega kõik või? Just seda ma peangi silmas, kui sina kingid väikse šokolaadi, siis mina kingin ka väikse šokolaadi. Mul ei ole raha, et kinkida suuri kinki, muidu pean mina ka. Meie ema ei ole selles süüdi, saad aru. Kui armastad, siis osta talle midagi. Aga tead, vanasti oli niimoodi, et uue aastast kuni 8. märtsini oli meestel puhkus ja nüüd peab rabelema seal vahepeal ka. Ja 23. veebruaril meestepäeval osteti meestele sokid, noh. Ja aga nüüd, kui üks mees 14 veebruar kingib kingi, eks ju, noh. Ta sellega kõik mehed paneb ohtu. Mehed, kes kunagi kirjutasid paberi peale, et ise lõikasid välja südame, et ma armastan sind. Millal sina viimati oma käega kirjutasid oma naisele, et ma armastan sind? Me SMS-ime üksteisele. Aga sa proovi oma käega kirjutada seda. Kuule, kas ma saan laenada sinu käest mõni sott, ma maksan sulle 15. ära. Ausalt, noh.